nimi on Egle, olen pärit Hiiumaalt. Ja mis siis lauatennis juures meeldib? No pigem arvan see, et see sobib igas vanuses inimestele. Sobib nagu lastest kuni pensionieani, meil 80-aastased mängivad, eks ju, et see ongi nagu see võlu ja pluss veel see, et ta on ikkagi küllalt aktiivne nagu sport, et selles suhtes sa ikka tunned, et sa teed midagi trenni mõttes nagu. Kuidas sa sattusid Hiiumaa Openit siis korraldama? See pisik tuli mu enda treenerilt Taago Puntsalt, kes ükskord ütles välja, et kui tema pensionile jääb, et siis teeme Hiiumaal 2 turniiri, et tegelikult see idee oli juba vist meil mingi paar aastat ja siis sellel sügisel, kui ta ütles, et ta läheb Hiiumaale ära, et nüüd tuleb see asi ära teha, siis oktoobriks oli juba saal broneeritud ja siis mul ei olnud muud teha, kui hakata seda asja kokku panema ja korraldama. Minu suureks üllatuseks on meid täna kokku 119 mängijat, mis ma julgen väita, et on isegi selle aasta Eesti top 3 võistlus. Et ma ei teaks, et üle Eesti oleks olnud kuskil veel nii palju osalejaid nagu täna siin. Saarlased on kohale tulnud hiidlastele konkurenti pakkuma ja muidugi kohalik rahvas hiidlased. Et seda on nagu rõõm näha, et neid on palju ja väga palju erineva tasemega mängijaid. Meil lauatennises on see selline asi, et vähemalt Eestis, et meil noored ja ütleme täiskasvanud ja ka siis veteranmängijad mängivad kõik koos. Ja siis ongi võimalus noortel, et oleks ambitsiooni rohkem, neil on võimalus endast tugevamaid ja vanemaid võita ja tänu sellele siis me saame ka edetabelist välja võtta, kes on need parimad noored, kes on need parimad veteranid, kes on need parimad mees- ja naismängijad. Et ühelt poolelt on see väga pikk päev, aga teiselt ta pakub väga palju põnevaid mänge. Huvitav on olnud vaadata seda, kui palju emotsioone mängijatele, kuidas nad ennast kiruvad kogu aeg. Et see, mis käib mänguga kaasas. See on lauatennisisti puhul jah, et ma ütlengi, et mina ütlen, et pigem on see koht, kus sa tõesti välja elad ja saad selle naudingu siin laua taga. Ma arvan, et ikkagi lauatennisistid on väga temperamentsed mängijad ja seda näitab ka pärast see võidurõõm või siis kaotusvalu, et ma arvan, et emotsionaalselt mängijad on kõik pingsimängijad. Teile meeldib mängida lauatennist? Adrenaliin meeldib liikuda. Ma ei oska tegelikult mängida, aga ma õpin. Aga ma tulin siia sellepärast, mitte mängida oska, aga tulin, osavõtt on tähtis. Kui ma vaatan, eile ma tulin, issand, kuhu ma tulin õmblussaali. Mehed õmblevad, tekivad, nii hästi panevad. My name is Jonas and I'm from Lithuania. And how long have you been playing table tennis? About 3-4 years. I like table tennis very much, so it's fun to me. What do you think makes a good player? What do you need? A good coach, and if you really want to be a good player, you can be. Kui kaua te olete lauatennist mänginud? Ausalt öeldes lapsena sai mängida ja nüüd vanas eas. Vahepeal olen merd sõitnud terve elu, pole võimalust on mängida. Kui ma pensionil jäin, siis vaja ennast liigutada, vormis hoida ja pean käima. See aitab hoida seda sätsu, nii öeldakse. Nüüd on juba hilja tippu juurde. Nii lihtsalt oma lõpuks mängid. Ja tulin siin Hiiumaa eest esinema. Aga täna on siin väga kõva seltskond koos mänginud ja nii, et nende vastu on raske saada. Rohkem mulle meeldib see tunne, kui on selline mõnus mäng ja sa veel võidad. Ma arvan, et mängijast teeb see, et kui ta suudab laua taga nagu rahulikult olla, isegi kui ta teeb mõne vea, et mina olen selline, kes läheb hästi nagu vähem pahaseks enda peale, aga ma arvan, kes suudab püsida rahulikult ja nagu naudib mängu. See on hea mängija. Minu eesmärk on püüdagi selleni, et ma naudiks ka seda mängu rohkem. Ta on hästi läinud.
väga hästi. Üks võitus, üks kaotus, aga ma nautisin seda mängu, mille ma kaotasin. 8 üksikmängu esimene poolfinaal, mahu number 4. Mulle väga meeldib see võistlushetk, et saad tunda nii võitja emotsioone kui ka kaotaja emotsioone. Samuti mulle meeldib kogu see seltskond, et sa toetad teisi ning saad võistelda nii üksinda kui ka paaris mängus koos või võistkondlikult koos, et see on nii mitmekülgne. Siiamaani on minul läinud väga hästi, mina olen hetkel finaalis. Mängin Pile vastu, väga kardan tegelikult, aga loodan, et läheb hästi. Kas te olete enne mänginud? Jaa. Eelmine kord võistlustel ma võitsin seda 3-1, aga see oli üks kord, kui ma teda võitsin. Ma loodan, et nüüd jätkub see mu võiduseeria. Kesa. Mis teile meeldib lauatennise juures? Seal on just see hasart ja vaheldus ja samas on ta kellegiga koos. Et see on nii-öelda seltskonna mäng, et sul on alati vastane. Ja füüsiline koormus on väga hea, mis sellega koos saab. Mida rohkem oskad, seda suurema koormuse saab selle alaga. Ja mis mõtled finaali ees on? No, eks võiks õnnestuda samamoodi nagu kõik ülejäänud turniir, et ega taha tuleb alati võitma minna. Kuidas noorte vastu mängida on? Huvitav on, sest mäng on natuke muutunud ja et selles suhtes on huvitav mängida. Aga eks jah, et lauatennis on selles suhtes tore mäng, et ühtemoodi võivad mängida 10-aastane, 40-aastane ja 60-aastane, nii et ja kõigil on võimalused, et selles suhtes on see tore mäng. Miks sa soovitaksid inimestel hakata lauatennist mängima? Ma eelkõige arvan, et esiteks ta on üks hea ala, mida sa saad olenemata oma vanusest mängida ja teiseks ma pean suureks eeliseks seda, et sa saad võistelda väga-väga pikalt, et see seltskond, kes Pinksi juures on, et kui sa sinna nagu ühe varbaga sisse saad, siis ma arvan, et see on mingi omamoodi sõltuvust, kus nagu välja on väga keeruline saada. Et see seltskond, kes täna ka siin on välja arvatud siis Leedu mängijad, keda ma ei tunne isiklikult, sest mina arvan, et lapsepõlvest saadik ma tean neid mängijaid enamikke kõike. Ja need, kes on juurde tulnud, need on ka selle pisiku külge saanud, et need on need inimesed, keda ma iga nädalavahetuses kohtan ka võistlustel. Et ma usun, et ta annab hea füüsilise vormi kindlasti, ta annab sulle väga palju ägedaid emotsioone. Teiseks, füüsiliselt on ta ikkagi päris raske mäng, et ma arvan, et kui sa Pinksis pead seal pikka võistluspäeva vastu, siis sa oled juba enda jaoks võitja. Kas sellest Hiiumaa Openist on saamas siis iga-aastane turniir või see on siis ikka ühekordne? Seda on mu käest täna küsitud vähemalt 5 või 6 korral. Muidugi niisugune võistlus, ma olen äärmiselt meelitatud sellest Hiiumaa rahvast, sellest Hiiumaa spordisaalist. Ma loodan, et see saab traditsiooniks ja ma loodan, et see saab veel suuremaks võistluseks, kui see täna on.